tere! Seekordne Kultuuritehase saade on pühendatud tehnoloogilisele teatrile ning Eesti Kunstiakadeemia tegevuskunstide õppetoolile, mis on ilmselgelt kursi sellele võtnud. Ning ma olen vestlusringi, mis toimub Kultuuritehases Polumer tegevuskunstide osakonna ruumis, kutsunud Andrus Laansalu, kes on teatrikriitik ning õppejõud seal, õppetooli juhataja ning kunstniku Erik Alalooga, magistrandi, koreograafi ja tantsija Henri Hütti ning MIM-projekti esindava, samuti tehnoloogilise kunstiga tegeleva Taavet Janseni. Ka Henri Hütt on MIM-projektis, eks ole. Erik, sa oled juhtinud seda õppetooli 2 aastat? No 2 aasta saab täis nüüd, jah. Oled võtnud sellele hoopis teise kursi kui tegevuskunstide õppetooli eelkäija interdistsiplinaarsete kunstide osakond, mida alustas Jaan Toomik. Ette valmistades seda saadet ma lugesin läbi ühe magistritöö, mille kirjutas interdistsiplinaarsete kunstide magistrand Laineli Parrest ning mis analüüsis selle osakonna tegevust ning tekkis mul tunne, et osakond oli sinu saabumiseks jõudnud sügavasse identiteedikriisi. Kui ütleme, Toomik alustas sellega aastal 2000, siis paljud kunstižanrid, mida ta seal nii-öelda sünteesima hakkas ühtseks väljendusvormiks, olid tol ajal ikkagi suhteliselt uuenduslikud ja vähemalt meie skeenel ja neid akadeemiliselt ei õpetatud, näiteks videokunst, installatsioon. Aastate jooksul tekkisid juurde näiteks uusmeedia osakond, mis võttis väga süvendatud videokunstiga tegelemise enda sihiks ja skulptuuriosakonnas hakati tegelema tõsiselt installatsiooniga. Aga kuna samas oli ka selline nišš, oli tunda, et sellised, ütleme, etenduskunstid, mis sünteesiksid erinevaid etenduskunsti žanre, et selles oli tühimik, valitses seal. Et õpetatakse tantsu, õpetatakse teatrit, õpetatakse muusikat, aga ütleme, neid niimoodi loovalt sünteesida tundus selline väljakutse ja siis kui Toomik läks maalikunsti professoriks, siis sai ära muudetud nimi ja fokusseeritud see tegevus just tegevuskunstidele, elavas ettekandes. Et isegi mingid videoperformance'id ei tee, et kõik tulemused on alati elavas ettekandes publiku ees. Niimoodi see muutus aset leidis, et kas ta oli identiteedikriisis, võib-olla ta jah, mingis osas oli ammendanud ennast sellisena ja mingiteks muutusteks oli aeg küps küll. Ja mulle tundub, et seal oli hästi palju ka mõjutusi Idamaade kultuuriloost ja õpilastele püüti läheneda läbi mingisuguste esoteeriliste õpetuste, zen-situatsioonide loomise, et võib-olla see oli selleks hetkeks nagu ammendanud. Ega tegelikult ju kõik akadeemilised kursused on nagu õppejõu nägu ja osakonnad on ka ikkagi ju osakonna juhataja nägu ja Jaan Toomiku enda loomingulised praktikat paljuski lähtuvad esoteerilistest praktikatest, Idamaa filosoofiast, et ega sellest midagi loomuvastast või imelikku ei olnud, et neid rakendati ka õppeprotsessis, et täpselt samamoodi nüüd mina tegelen tehnoloogilise kunstiga ja see on elementaarne, et ka selles õppeprotsessis on see fookuse all tehnoloogilised väljendusvahendid väga tugevalt. Sa oled öelnud, kui sa räägid oma kateedrist, keda sa sinna ootad, et sa ootaksid inimesi, kes on pigem tugevad reaalainetes ning kellel oleks matemaatika ja füüsika 5. No jah, see mingisugune naljakas vastandamine on olnud alati, et justkui, et õige kunstnik on ikka see, kes on nii-öelda humanitaarsfääris tugev ja siis isegi mingil määral au ja uhkusega öeldakse, et matemaatika, füüsika oli 3, järelikult ma olen väga vaimsetes sfäärides hõljun ringi kuskil, et tegelikult eriti tehnoloogiaga ja madaltehnoloogiaga tegeledes on selge, et reaalained on olulised, jah.
Mis asi on tehnoloogiline teater? See mõiste tuli kasutusele arvatavasti kusagil 90ndate keskpaigas, 90ndate lõpupoole ja need algsed katsetused oli selge, et teatris valitseb mingisugune kindel tsentraalne vooluliin ja et siis sellega külgnevalt aeg-ajalt juhtub teatris midagi, kus tähelepanu läheb rohkem tehnilistele lahendustele. Aga see juhtus alati kuidagi külgemööda ja juhuslikult ja sellele ei fokusseeritud eriti ära, sest et meie kohalikus teatri kontekstis ollakse ikkagi niivõrd harjunud, et teater on inimese keskne, näitleja keskne või lavastaja keskne, võib olla ka dramaturgia keskne, aga see, mis seal tehnoloogiliste lahendustega ümber tehakse, see on alati olnud, see on toestus, see on karkass, see on abisõrestik, millesse siis asetatakse see tähtis ja oluline, ehk siis tekst, näitleja, inimese kohalviibimine. Aga tehnoloogia on igal pool meie ümber. Me sureksime liigina välja, kui ühel päeval kogu tehnoloogial hakkaks tegutsemast. Et siis sellel taustal tunduks nagu loomulik vaadata, mis siis tehnoloogiast välja kasvab kunstipõhiselt, mitte nii, et ta on teenindavas sfääris. Ja võib-olla see on ka mingisugune eelistus. Ma arvan, et lihtsalt on olemas teatud hulk inimesi, kellele igasugused mehaanilised ja elektroonilised lahendused on lihtsalt loomupäraselt võib-olla kergemini arusaadavad või kes näevad ilu, kui me selle mõiste siia sisse toome, kasutame seda niisugusel puhtal lihtsal kujul, kes näevad ilu ka kõikvõimalikes tehnilistes protsessides ja masinate töötamistes. Eestis on probleem sellega paljuski ju see, et Eestis pole olnud kunagi tõsiselt võetavat rasketööstust ja kui ütleme näiteks kuskil 20-ndatel, 30-ndatel Saksamaal ja Venemaal elati väga tõsiselt läbi see periood, kui tehnoloogia oligi au sees ja kui tehnoloogiat kummardati ja ülistati muidugi pisut naiivselt, võib-olla isegi rohkem kui pisut, aga see naiivsus oli paratamatu, sest tehnoloogilised lahendused alustasid oma võidukäiku ja niisugune arusaamine sellisest jõulisest tehnoloogilisest ilust nendes kultuuriruumides on olemas. Aga Eesti on olnud kogu aeg pigem ikkagi käsitöönduslik, põllumajanduslik maa ja mingisugust tehnoloogilise ilu mõistmist kultuurilisel taustal siin lihtsalt nagu ei ole. Ja kui tehnoloogilise teatri mõiste tuli teatriteoorias küsimuse alla, siis algul tekitas see tohutut segadust, sest et ikkagi klassikalise teatrikoolitusega inimesed sattusid peaaegu et paanikasse, kes rohkem, kes vähem, mõni lihtsalt ignoreeris küsimust, paljud ignoreerisid ja teised esitasid kohe küsimuse, et ahaa, et nüüd te tahate siis näitleja lavalt ära kaotada, jah, et kuulge, et siis ei ole enam teater. Praeguseks hetkeks ma võin öelda, et ma olin veendunud juba siis, et see on teater küll, ka siis, kui näitleja ära kaotatakse. Ja siin, kui nüüd võtta kas või lähiminevikust iseorganiseeruv süsteem, milles ka Taavet Jansen osales ja Hendrik Kaljujärv ja Pahto Vaher, ja siis see iseorganiseeruva süsteemi esitlus näitas väga selgelt, et ongi teater ja inimesi ei olegi ja ei ole tõesti mitte mingit probleemi, see on lihtsalt üks teatrivorm, millega me ei ole nii väga harjunud, aga see on täiesti adekvaatne teatrivorm kõigi teiste teatrivormide hulgas. Kui meie ümbrus on täis kõrgtehnoloogilist tehnikat, pisikseid masinaid, mis teevad suuri asju, siis teie tegelete nii-öelda madaltehnoloogiaga, nagu te ise ütlesite, et ehitate robustseid suuri masinaid, mis teevad võib-olla ühte liigutust, mis on naljakas ning kontseptuaalselt põhjendatud. Ma mõtleks kõigepealt tagasi selle sõna madaltehnoloogia, et tegelikult mulle see kõrge ja madal üldse ei meeldi, et kust otsast on mehaaniline masin madalam kui mingisugused mummud, mis arvutiekraani peal ringlevad mingi algoritmi alusel, et pigem tegelikult me omavahel kasutame ikkagi analoog- ja digitaal eristus. Sina, Henri, sa õppisid koreograafiat ja sa otsustasid tulla tegevuskunstide kateedrisse. Jah, see oli küllaltki loogiline jätk, sest juba koreograafiat õppides ma tundsin, et tehnoloogilise teatri huvi ja kokkupuudet sellega, kuidas ma oma liikumises loodan ka leida mees ja masin suhteid laval. Ja siis leides Eeriku selle programmi, siis see tundus täpselt sobivat, et jätkata tegevust mees ja masin teemad. Ja just ka sellisel kujul, et see masin on reaalselt olemas, mitte vilkuv mumm ekraani peal. Teie MIM-projekti lähtepunkt on vist eetiline, eks ole, et sellised
ei ole. Aga see elektri tootmine, millele eelnesid uuringud põhimõtteliselt, kas väga populaarne ökomõtlemisviis päästa planeet, tarbides vähem, et kas sellel on mõtet? Sa vist jõudsid selleni, et seal ei olnud vähimatki mõtet? Umbes niimoodi me jõudsime, et see on pigem meid huvitas võib-olla see greenwashi osa või see rohepesu selles, et kui... Roheline ajupesu? Jah, et meid huvitas nagu see aspekt rohkem ja meie kontseptsioon oli see, kas teater võib olla self-sustainable. Nagu teha teater, mis ei sõltu ruumiliselt, mis ei ole konventsionaalne, mis on täiesti iseseisev, mis on ringi transporditav, sa saad kuhugile minna ja see jääb teatriruumiks. Et see oli meie see uurimus, aga MIM-projekt, see oli üks selles, MIM Go Sustainable oli üks osa sellest MIM-projektist. Kuidagi seal on meil väike ka muie suunurgas, et me üritame ka viia välja ennast natukene konventsionaalsest, siiamaani vähemalt oleme teinud konventsionaalsest nagu ka kunstikohast, galeriist, et nagu me ehitame Kumu hoovi või siis kunstihoone ette omaenda galerii ja me teeme seal, ise teeme elektri ja ise teeme kõik, et nagu distantseerime ennast nii-öelda nendest, ma ei taha öelda kunstitempel, aga nagu kohtades, kus inimesed puutuvad kokku nii-öelda kunstilise väärtusega evendiga, sündmusega. Ja jos on nõudu lopedad, mida siis tabata? Lopedab välil. Greenwash või siis rohelist ajupesu või öko mõtteviisi vist kõige rohkem iseloomustabki tegelemine jätkusuutlikkusega, et kas meie planeet kannab meid edasi, mida teha, et see edasi kestaks, et eks ole. See on võib-olla natukene nagu inimese rolli ülehindamine selles, et ma arvan, et kuhu me lõpuks jõudsime sellega, et me võib-olla lihtsalt ülehindame enda inimkonda, enda rolli, me tegeleme iseenda sustainability'ga, mitte planeediga või... Mis on uus teema? Müra. Meid huvitab mitte see müra tootmine, vaid pigem meie väide on selles, et kogu meie elu seisneb müra seest endale vajaliku info kättesaamise filtri õiges algoritmis. Kui sul aju ei suuda eristada tänava müras pidurikriginat, siis see tõenäoliselt on oht auto alla jääda. Et alates suhtemüra, you name it, et nagu iga asi on, meie ümber on müra, mille seest me üritame saada väärtuslikku informatsiooni. Kellega te siis teadlastest näiteks koostööd teete? Olete te kaasanud, ma ei tea, neurolooge? Mul esimese asjana tuli pähe, et kindlasti väga huvitavaid ajukahjustuse vorme, mille puhul inimene ei suuda... Mürakahjustus on täiesti... Ei, ma mõtlen isegi ajukahjustus, mille puhul see filter läheb rikki ja sa ei suudagi nagu tausta helidest näiteks inimehelt võib-olla eraldada. Vaata, MIM Project on selles mõttes ongi avatud platvorm, et tegelikult MIM Project kaasab küll vajaliku inimese sellel hetkel, kui lihtsalt selgub, et see kunstiline lahenduse otsimine jõuab välja kuhugi, kus on vaja mingit lisainfi. Selles seisnebki see research ja see laboratoorne lähenemine. Et kui lihtsalt osutub, et meie enda hulgas ei ole parasjagu kedagi, kes suudab selle teema lahti hammustada, siis meil tavaliselt on olemas keegi, kelle juurde me saame minna ja öelda, et ole nüüd hea ja seleta meile see nii täpselt lahti, kui see asi nagu tänapäevase teaduse seisukohalt olla võiks. Et see mõttes on küll kunstikeskne lähenemine on MIM Projecti puhul kindlasti vähemalt mingil määral alati dubleeritud ja nagu kordistatud teadusliku täpsusega. Mitte, et me esitame seda teadust kui nagu nüüd niisugust määravat faktorit, aga lihtsalt kui asi ei ole nagu teaduslikult läbi mõeldud, siis ta ei pruugi anda nagu ka mõtestatud tulemust. Ma arvan, et võib-olla asi ongi selles, et MIM Projectile tundub, et tänapäeval ei saa enam asjadega nagu hästi edasi, kui me ei kasuta seda nagu kõige viimasemat kättesaadavat teadmist, mis mingi asja kohta olemas on. Ja seda teab enamasti teadus. Aga mis samuti tuleb siit vestlusest praegu välja, on see, et Eesti siiski on olemas täiesti
tõsiseltvõetav tehnoloogilise teatri või tehnoloogilise kunsti skeene, et inimesed on korra ühes, korra teises projektis, moodustavad omavahelisi sümbioose. Kõik elektroonilised muusikud ju tegelikult samamoodi, kui nendel ikkagi lava peal esinevad ja paljudel on performatiivsed momendid ka sees, et sa võid seda samamoodi käsitleda etendusega ja sellega tegelejaid on tõeliselt palju, neid on terve maailm kubiseb nendest. Kes ehitaksid masinaid, neid nii palju ei ole, eks on nagu vaevanõudev töö ja pahatihti see mugavus ikkagi võidab selle kunstniku töötahte. Aga skeene on olemas. Ja me olemegi võtnud südame asjaks nüüd selle asja suureks puhuda, et keegi saaks väita, et me tegutseme kuskil nurga taha. Et te olete ka kaasanud oma kateedri tegevustesse väga palju neid tehnoloogilise teatri, elektroonilise muusika spetsialiste teistest ülikoolidest, üksiktegijaid? Jah, ütleme elektroonilise muusikaga tegelikult me ei ole tegelenud otseselt siin, pigem vastupidi, meil on need eksperimentaalmuusika kursused, kus luuakse ise akustilisi helisid tekitavaid mehaanilisi pille. Nende vahel me siin ju istume. Nende vahel me siin istume, just, et see lähtutakse täiesti ka ju füüsikaliselt asjas, et iga heli tekib tegelikult kahe materjali kokkupuute tulemusena, eks ole, tekib helilaine ja kõigepealt hakatakse otsima neid materjale, mis siis kokkupuutel tekitaksid mingisuguseid huvitavaid ootamatuid helisid, siis ehitatakse nendest valmis masin või pill ja kuna see koosneb siis kahest kursusest, esimesena, mida juhendab tavaliselt mina, kus ehitatakse valmis pillid, teist juhendab juba professionaalne muusik, kes võtab nad üle, Andrus Kallastu, kes võtab nad üle juba valmis pillidega, nendele tehakse proove, õpitakse mängima, uuritakse välja need kõik võimalused, selle helide spekter ja mängutehnikat, mida nende pillidega saab rakendada, ning lõpus komponeeritakse kokku sellest täielik kontsert. Nii et neid on nüüd 2 aastat toimunud ja nad on ka